Tere! Alustame juhtide liigkoormusseadmete koordinatsiooni teemaga. See on kriitiline aspekt iga elektrisüsteemi projekteerimisel ja tagab süsteemi ohutu ning usaldusväärse töö. Koordinatsioon algab toitekaablitest ja ulatab kuni lõpptarbijate liinidele. Meie eesmärk on tagada, et vooluahela komponendid on omavahel õigesse vastavuses, vältides ülekoormust ja kahjustusi. Põhireegel on esitatud valemiga. IB on väiksevõrdne IN on väiksevõrdne IC. Siin tähistab IB vooluahela projekteerimisvoolu, mis on tegelik koormusvool, mida süsteemis eeldatakse. IN on kaitseaparaadi nimvool või sättevool. See on voolutugevus, mille kaitseaparaat on mõeldud. Mida suurema kaitselühitiga on tegemist, seda tõenäolisem on see seadistatav. Oluline on, et sättevool IN oleks alati suurem kui koormusvool IB, et kaitseaparaat ei töötaks pidevalt oma piiridel. See annab süsteemile teatud reservi ja pikendab seadmete eluiga. IC aga tähendab juhi kestvat lubatavat voolu. See on maksimaalne voolutugevus, mida juhe suudab pidevalt kanda ilma üle kuumeneta ja kahjustamata. Oluline on siinjuures meeles pidada, et kuigi valemis on sageli väiksema või võrdne märk, ei tasu võrdsuse piirile minna, eriti kui tegemist on pikkade ja kestvate koormustega. Ikka on parem, kui süsteem on varu ja koormusvool on juhi lubatavast voolust väiksem. See tagab süsteemi stabiilsuse ja ohutuse pikaajalise kasutamises. Räägime nüüd täpsemalt juhi kestvat lubatavast voolust ehk IEZ-ist. See on kriitilise tähtsusega koormustaluvuse määramisel. IC väärtused leiad standardis näiteks IEC 60364-552. Need standardid sisaldavad tabeleid, mis näitavad erinevaid kaabli ristlõigete lubatud voolusi, kuid need numbrid ei ole universaalsed, vaid sõltuvad mitmest tegurist. Esiteks on oluline kaabli paigalduskoht ja keskkond. Kas kaabel on üksikult, riiulil, redelil, seinal, puidus pinnal, pundis koos teiste kaablitega, maas pinnases või torus maapinnal. Iga paigaldusviis pakub erinevaid jahutustingimusi. Näiteks pundis olevad kaablite soojusjuhtimine on halvem, mis tähendab, et nende lubatud koormusvoolud on madalamad. Teiseks mängib rolli kaablite isolatsioonimaterjal. Valmistaja tehase poolt on kaabli ja tehnilistes andmetes kirjas isolatsiooni maksimaalne lubatud temperatuur, mis võib olla näiteks 70 või 90 kraadit Celsiuse järgi. Ka siin kehtib reegel, et täiskoormuste ja pikkade kestvuste korral ei ole soovitav minna isolatsiooni viimase piiri peale, vaid jätta ohutusvaru. Tootjatabelid ja standardite tabelid sisepaigalduse puhul üldjuhul kattuvad väikeste potentsiaalsete erinevustega, mis tuleneb tootjate laboritestidest ja materjalide pisidetailidest, nagu isolatsiooni kihipaksus. Kuigi sisepaigaldistel on tootjate ja standarditabelite väärtused tihti sarnased, on maakaablite puhul erisused märkimisväärsed. Maakaablite lubatud koormusvoolud sõltuvad oluliselt pinnase omadustest, eriti selle niiskusest ja soojusjuhtivusest. Paljud tootjad annavad vooluandmed eeldusel, et pinnas on piisavalt niiske ega kuiva kaabli ümber ära kestva koormuse korral. Praktikas aga on eriti Põhjamaades ja liivastes pinnastes, kus suvele on pinnas kuiv, ei pruugi need tingimused täituda. Sellisel olukorras võib kaabel üle kuumeneda, eriti pikaajaliste koormuste korral. See on kriitiliselt näiteks päikeseelektrijaamade kaablite puhul, mis töötavad täisvõimsuse tunde. Seepärast tuleb arvestada parandusteguritega. Kaabli valmistajate manuaalides ja standardites on parandustegurid nii kuivas pinnases kui ka teistes tingimuste jaoks. Need koefitsiente rakendades saab tegelikult lubatud koormusvoolu välja arvutada. Sama kehtib kaablite paigaldusviisi kohta. Mida halvem on soojustuse ärajuhtimine, seda väiksem on lubatud koormusvool. Kui kaablid on üksteisest kaugel, on jahtumine parem ja vähendustegurid väiksemad. Tuleb arvestada kaablite diameetrite ja vahekauguste pinnases. Lõpuks on meil valem I2 on väiksem võrdne 1,45 korda IC. See tähendab, et rakendusvool I2, mis tagab kaitseseadmete tõhusa rakendamise ettendatud aja jooksul, ei tohi ületada 1,45 korda juhi kestvat lubatud voolu. See tingimus tagab, et kaitseseadmed rakendavad piisavalt kiiresti, enne kui juhe jõuab ohtliku temperatuurini, mis võiks kahjustada isolatsiooni või tekkida tuleohtu. Kõikide nende aspektide õige arvestamine on vooluahela ohutuse pikaajalise tagamiseks hädavajalik.